Nii, lugupeetavad eelarve kontrollikomisjoni liikmed, on hea meel avada meie selle töönädala koosolek. Mul on ettepanek arutada täna siis Euroopa Komisjoni ettepanekut FIT 55 ja sellest tõukuvate õigusaktide, üleeuroopaliste õigusaktide rakendamise mõjusid ja kolmapäeval arutada arenguid Eesti Energias ja selle mõju siis ka nii eelarve täitmisele, riigi omanikutuluga kui ka siis energiamajandusele. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin tegelikult selle päevakorra kinnitatuks. Ja meil on selle teema puhul, me oleme palunud ka härra Suti, kes kahjuks ei saanud osaleda, siis energia- ja keskkonnaministrina. Ja samuti palunud siis Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo, aga ka Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori härra Mait Paltsi ja samuti Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuhi proua Ave Shank-Lukase ja ka riigikontrolör Janar Holmi. Ja nüüd, kui kokkuvõttes, kui ma selle arutelu sisse juhatan, siis meil FIT 55 pakett, mille algatas Euroopa Komisjon 2021. aastal, sisaldas tegelikult siis 18 erinevat õigusinitsiatiivi. See tähendab siis kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega süsteemi muutus, ETS-süsteem, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise määrus, lennundusvaldkonna panuse õigusakt, kliimaneutraalsuse eesmärgid, maakasutus, metsanduse, põllumajandussektoris, LULUCF, siis Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute kauplemissüsteemi turustabiilsuse reservid, lubatud heitkoguste ühikute koguse kauplemine, sõiduautode kohta süsinikdioksiidautode standardite karmistamiseks suurenenud kliimaeesmärgid, Euroopa Liidu alternatiivkütuste taristu ettepanek, energiamaksustamise direktiiv, süsiniku piirmeetme, süsinikutollide määrus, energiatõhususe direktiivi muudatus, Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi ülevaatuse eelnõu, Euroopa Liidu säästlike laevakütuste määruse ettepanek. Ja neid valitsus kujundas toona oma seisukohad sellele tõepoolest mahult üle 3000 lehekülje olnud õigusaktidele. Ja juba toona 21. aasta sügisel oli ettevõtlusorganisatsioonide ja huvirühmade poolt kriitika, mis puudutas enne finantsmajanduslike, aga ka laiemalt sotsiaalmajanduslike mõjude hindamist. Ja Kliimaministeerium toonane siis Keskkonnaministeerium lubas ka teha siis täiendavad analüüsid. Ja need õigusaktide osas Eesti kujundas oma toetava positsiooni mingites küsimustes reservatsioonide või mööndustega, aga need suures plaanis on siis Euroopa Liidu õigusloomesse jõustatud. Ja ma arvan, et on asjakohane nüüd praeguses olukorras, siin on tõukunud arutelu, mis puudutab hoonete energiatõhususe direktiivi läinud nädalal, aga ma arvan, et see on üks eksemplaarne näide, aga ma arvan, et mõistlik on vaadata seda, kuna neil on ka mõjud eelarvele, vaadata seda tervikuna. Et milline on see praegune analüütiline käsitlus siis valitsuse käsutuses puudutavalt siis kõigi nende FIT 55 paketi erinevate elementide halduskoormuslikku mõju ühiskonnale. Ja ma annaksingi siis selle väikse pikema sissejuhatuse peale sõna härra Jaanisoole, et selgitada siis, milline informatiivne analüütiline baas on siis praegu valitsuse käsutuses ja mida siis prognoositakse, kas seda on võimalik välja tuua siis konkreetsete õigusinitsiatiivide lõikes, aga ka summaarselt. Härra Jaanisoo, olge hea. Tere kõigile. Minu valdkonnas on siis sellest Fit for 55 paketist hoonete energiatõhususe direktiiv ja ka energiatõhususe direktiiv. Et mis puudutab halduskoormuse mõju, siis seda sai nüüd tol ajal siis, kui neid seisukohti, Eesti ametlikke seisukohti kinnitatud, ka Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus arutatud. Ja tegelikult mõjud on jäänud endiseks, need on ka tegelikult kirjalikult vastavates protokollides olemas.
Et kui me võtame nüüd hoonete energiatõhususe direktiivi laias laastus, siis seal on üpris palju meie igapäevast elu puudutavaid muutusi sisse toodud. Alustades hoonete energiatõhususe uutest piirmääradest uutele hoonetele, seejärel olemasolev hoonefond, selle rekonstrueerimise standardid, päikesepaneelide paigaldamise nõuded, laadimistaristu paigaldamise nõuded ja nii edasi, nii edasi. Et neid selliseid konkreetseid tingimusi selleks, et meie majandus areneks uuele tasemele, mis tarbib vähem ressursse, tarbib rohkem kohalikke taastuvaid ressursse ja on Euroopa väärtustega kooskõlas, et need on kõik nendes direktiivides ära toodud. Kui te saaksite täpsustada seda konkreetset küsimust, et milles seda halduskoormust siis tuleb hinnata, et siis sellele ma saan täpsemalt ka vastata. Ma arvan, minu küsimus oleks, kui te suudate avada, et halduskoormuse hindamist siis ma arvan finantsmajandusliku kulu mõttes ühiskonnale, olgu ta siis ettevõtjatele või tarbijatele välja tooduna. Kuidas kui me läheme konkreetselt teie osundatud, teie vastutusalas kitsamalt olevale direktiivile, mis on siis tähendab hoonete energiatõhususe direktiiv. Et mis on valitsuse käsutuses olev siis see informatsioon selle maksumuse kohta? Hästi, aitäh. Et küsimus on siis kulus kogu majandusele, ma saan aru. Võib ka eraldi välja tuua kogu majandusele ja sealt eraldi välja siis avalikule sektorile, mis peab siis katma oma eelarveliste või muude Euroopa Liidu vahenditest ette nähtud siis tulude pealt. Aga sel juhul ma tsiteeriksin siis seisukohti, mis said Eesti ühesõnaga ametlike seisukohtadena kirja, et uued hoonete energiatõhususe eesmärgid toovad selgelt hoonete rekonstrueerimisse investeeringu vajadust juurde. Aga sellega kaasnevad ka kaudsed ja otsesed tulud. Kui nüüd vaadatakse seda ehituskulude muutust viimastel aastatel, et siis tänase seisuga võib öelda, et need rekonstrueerimise vajadused siis aastani 2050, mida nüüd, ma ei tahaks öelda, et see direktiiv, aga üldse meie rekonstrueerimise vajadus tulenevad sellest, et hoonefond on amortiseerunud ja järjest amortiseerimas, et siis rekonstrueerimise vajadus kokku on kuskil 30 miljardit eurot. Ja see iseenesest, et seda vajadust täita näiteks elamufondi poole pealt, siis on siin oluline, et riigi järjepidev rahastus oleks siin tagatud. Ja selle järjepidevusega me oleme siin lähiaastatel ka tegelikult hakkama saanud. Ja nüüd küsimus on järgnevate aastate rahastuses, mis on ilmselgelt poliitilise kokkuleppe küsimus. Aga nüüd ühesõnaga selle investeeringu vajaduse hindamisel on vaja teada ja mõelda ka sellele, et sellised töid tuleb ühel hetkel niikuinii teha. Et kui need hooned järjest amortiseeruvad, siis kasvab järjest kulu inimestele energiaarvete näol, kasvab vajadus teha avariitöid. Nüüd rekonstrueerimise näiteks toetuste puhul pööratakse erilist tähelepanu ka kliimamuutustest tulenevate tegurite siis leevendamiseks, näiteks tormid, üleujutused, sellest tingitud kahjud ja need avariitööd, mis pärast seda tuleb teha, näiteks kui korterelamul pole ühtäkki enam katust, on kindlasti oluliselt kulukamad kui see, et planeeritakse terviklikke rekonstrueerimisi juba pikalt ette ja tehakse need mõistliku ajaväärbaga niimoodi, et kogu korteriühistu sellest võidab. Arusaadav. Aga ma annaksin sõna, mis ma annaksin sõna riigikontrolörile. Riigikontrolör, et kui ma võtan kogu selle Fit 55 paketi, aga ka lisandunud valitsuse positsiooni, mis kujundas seisukohaga kasvanud ambitsioonile siis
2040. aastal saavutada üle-euroopaliselt siis emissiooni vähenemine 90%. Et kas Riigikontroll on analüüsinud tervikuna nüüd nende eraldi, aga ka tervikuna siis finantsmajanduslikku mõju ja kas Riigikontroll või vähemalt siis analüüsinud seda, milline informatiivne baas on valitsuse käsutuses nende õigusaktide puhul, mis lõviosas on jõustunud ja mingites osades on veel arutelu ja mingis osas on ka arutelu nii-öelda leevenemise osas. Aitäh. Riigikontroll ei ole neid siis ülevõtmisega seotud mõjusid hinnanud, et eelkõige on see nii-öelda ülevõtmise protsessi osa, kus neid tuleks hinnata. Ja ma nüüd ei räägi konkreetselt kitsalt sellest eesmärk 55-st, vaid tegelikult nagu laiemalt, mida me ka eelmine aasta tähelepanu juhtisime ja mida möönsid nii Majandusministeerium kui ka Kliimaministeerium on sageli see, et kuna aeg on kitsas seisukohtade esitamiseks, siis sageli olulises osas jäävad Eesti eripärasid arvestavad mõjude hindamised tegemata. Mitte alati, vaid üsna sageli. Ja see on kindlasti nagu probleem ja veel kord ma siin ei räägi eesmärk 55-st, vaid laiemalt siis nendest algatustest ja mis see põhjuseks on loomulikult see, et meid on vähe, võtan riigis ametnikena, mitte meid, vaid ametnikke on vähe siis ja nii-öelda algatusi on palju ja algatuste tagasiside andmiseks on aega võrdlemisi vähe ja ma arvan, et sama raske on ka olukord kaasatavate puhul, kus ka seal on nii-öelda neid partnerid vähe, ajad on veel lühemad ja tagasiside andmine on aeglane, nii et tegelikult see probleem on, et me Eesti eripäradele vastavat mõjuanalüüsi alati ei jõua teha. Tõepoolest oli viide sellele, et valitsus lubas pärast teha siis sellele mõjude analüüsi täpsemalt, et ma arvan, et seda sellise eraldi dokumendina ma vähemalt ei ole kohanud, et võib-olla siin osatakse täpsustada, et jah, nii et aga see, mis puudutab, millest see ju nii-öelda ajend oli selle tänase kohtumise, ma saan aru, oli see eelmisel nädalal nende parkimiskohtade siis hoonete energiatõhususe direktiivis selle parkimiskohtade siis või selle laadimiskohtade väljaehitamise temaatika, et tõepoolest sinna me läksime sisse kiiresti, et aru saada, mis seal siis see probleem on ja tõepoolest seda me nägime, et kui hoonete kui sellist energiatõhusust oli seal mingis osas hinnatud, siis just nimelt see kitsas aspekt vähemalt eraldi seda siin eelnõu seletuskirjas oleva mõjude analüüsi juures ei olnud, et kui märgime rahas, siis oli seal toodud mõju riigieelarvele, aga seda ka pigem siis just nimelt selle hoonete kitsamas mõttes energia tõhususele vaadates, kui oli hinnang mõju majandusele, siis mõju majandusele oli välja toodud, see on positiivne. Ainus siis probleem on seotud suureneva halduskoormusega. Nii et selles mõttes ta kindlasti oli hõreda võitu, arvestades seda, missugust informatsiooni me nüüd selle teema kohta oleme saanud. Aitäh, ma annaksin järgnevalt sõna kaubandustööstuskoja peadirektorile Mait Paltsile. Et kui vaadata nüüd seda FIT 55 käsitlust ja ka ettevõtluse esindusorganisatsioonide vaadet, siis kogu selle jõustamises ja ka Eesti seisukohtade kujundamises, kas kaubandustööstuskojal on, milline on teadmine selle analüütilise baasi kohta kogu selle pakettide kaskaadi osas või initsiatiivide kaskaadi osas, mis puudutab siis rohepööret ja selle maksumust ja siis olgu ta siis halduskoormuse mõttes või ka puhtalt täiendavate investeeringute vajaduse mõttes või ka mingite majandusvaldkondade ümberprofileerumise mõttes või aga ka mingisuguses valdkonnas siis suurema edemuse mõttes. Tere Palts. Aitäh küsimuse eest. Ma arvan, et kui me räägime tervikuna sest FIT 55 paketist, mida nii nagu komisjoni esimees alguses ka välja tõi, ilmestab selle väga suur maht ja paljutahulisus. Kahtlemata, ma arvan, see on üks mahult suuremaid viimaste aastate algatusi.
tõenäoliselt, millega meil tuleb siin üht või teist viisi hakkama saada, siis minul sellist teadmist ei ole jah, et meil oleks üks terviklik mõjude analüüs paketi kohta ja ega ka nende osade puhul. Tookord, kui me selle kohta arvamust avaldasime, siis loomulikult mõjude analüüsi puudus oli ka meie üks peamisi etteheiteid ja nii nagu siin eelnevalt on ka kõlanud, seda lubati niivõrd kuivõrd siis puudujääki korvata edaspidises menetluses. Aga ega mina ei tea, et täna tegelikult väga kaugele sellega jõutud oleks. Tõsi, siin viimasel ajal, eelkõige eelmisel aastal kliimaseaduse väljatöötamise käigus erinevaid mõjuanalüüse ministeeriumid on tellinud, aga eks sealgi on olnud seda, et kus on ametnikud samamoodi kinnitanud või öelnud, et kõike ei olegi võimalik võib-olla analüüsida ja kõike me ei jõua teha ja kõike ei saa erinevatel põhjustel. Ja kahtlemata on keskkond ka pidevas muutumises, eriti kui me vaatame seda, millal konkreetne pakett välja tuli ja mis on tänaseks muutunud, et eelnevalt oli juttu sellest, et tänase koosoleku ajend on ka osaliselt siis energiatõhususe direktiiv, mille ettepanek tuli ju 21 aasta siis hilissügisel arvamuse avaldamiseks meile, seal kuskil 2 päeva enne jõule ja arvamused esitasime või nii palju kui suutsime, siis tähtaeg oli jaanuari keskel, aga see selleks, aga ütleme, võrreldes 2001. aasta lõpuga vahepeal on ka üksjagu asju muutunud ja prioriteete ilmselt läinud ka prioriteedid muutunud mõnevõrra. Kuigi ma ei taha kindlasti öelda seda, et energiatõhusus kui selline oleks kuidagi vähem tähtsaks muutunud. Ma arvan, et need paar viimast aastat on energiatõhususe vaates toimunud Eestis päris arvestatav hüpe, tulenevalt sellest, et lihtsalt energiakandjate hinnad on nii palju kasvanud. Ja mitte seetõttu, et seda keegi oleks meilt palunud teha või nõudnud teha, et lihtsalt elu sunnib seda. Aga mõjude analüüs jah, on probleemiks absoluutselt olnud ja tõenäoliselt ka jääb ja jällegi me ei hakka üle kordama siin riigikontrolöri arvamust selles osas, osalt ongi see, et see protsess on selline, nagu ta on, eks nii ametnikel ehk riigi poolt seisukohtade kujundamises tõenäoliselt on piiratud aeg, kaasatavatel on tegelikult ju seda veel vähem, sest see arvamus peab sinna sisse kuidagi ka ajaliselt siis ära mahtuma, et enne kui Eesti riik oma seisukohad kujundab. Ja paraku see niimoodi on, et ka see edasises menetluses, nii nagu siin Riigikontrolli audit on näidanud, väga palju infot ei saa kaasatavad selle kohta, mis seal juhtub, et oleks veel võimalik kaasa rääkida ja võib-olla mingis kohas veel tähelepanu juhtida, et seda väga harva küsitakse ja neid muresid kindlasti seal on üksjagu, nii et jah, ma ei tea, loodetavasti suutsin enam-vähem vastata, aga ega see pilt väga rõõmustav ei ole. Nii, aga härra riigikontrolöri replik. Ja ma tahtsin täiendada veel seda, et ega see mõte ei olnud see, et kuna meid on vähe, et siis ei ole midagi hullu, et kui me ei jõua ja me ei tee, et see on küsimus on prioriteetide seadmises ja me võtame ikkagi riigile selgelt väga pikaajalisi kohustusi ja peame sellisena prioriteete seadma, et me suudaksime neid mõjusid hinnata, aga mida ma tahtsin ka nende mõjude hindamise puhul nagu veel täiendavalt tähelepanu juhtida, et ka mõnikord see, kui me oleme tegelikult siis selle kulu, tuleviku kulu, mida ongi väga keeruline täpselt hinnata, aga suurusjärg
Reformierakonna vähemalt kätte saanud see järgmine samm ka sellest, kas see on realistlik tegelikult ühel või teisel viisil või milliste sammudega on seda realistlik teha. Et see kiht on tegelikult veel nagu sellisest mõjuanalüüsist puudu, et mis on need sammud, kuidas seda kõike teha, et kui me ka näiteks hoonete energiatõhususe puhul, et on 30 miljardit mingisuguse perioodi jooksul, et siin mõjuanalüüsis näiteks konkreetselt hinnati seda, et mis ehitusturule tähendab ja nii edasi, et kas ta tõstab hinda ja nii edasi, aga küsimus on ka selles, kas see raha reaalselt on riigis olemas, mida siis tegelikult sinna sisse panna, nii et need aspektid, mida tegelikult hinnata tuleks, oleks kindlasti mitmekihilisemad, nii et ma ütlen, et mõnikord, kui ka see summa on, et siis küsimus on ka sellest, et sealt tuleb järgmine samm edasi teha ja hinnata, millisel viisil selle summa kasutame realistlik on. Aitäh ja ma annaksin sõna, kui tohib proua Abe-Shank-Lukasele, kes on Euroopa Komisjoni esinduse juhi ülesannetes, et tegelikult, et kas komisjoni esinduse käsutuses on siis mõjuanalüüsi, mis puudutab selle FIT 55 sotsiaalmajanduslikke mõjusid üle-euroopaliselt, et selle või finantsmajandusliku ja halduskoormuse mõju. Ja aitäh kutsumast ja meid kaasamast, et komisjon, kes on siis Euroopa institutsioonidest see, kes teeb seadusandlikke ettepanekuid, loomulikult hindab mõju kõigi selliste ettepanekute puhul, millel on oodatavalt oluline kas siis sotsiaalmajanduslik või keskkonnamõju või kõik need kolm korraga. Ja seda mõjuhinnangut tehakse, see on üsna rangelt paika pandud protseduur mitmes järgus, et kõigepealt tehakse siis selline eelmõjuhinnang, millele küsitakse ka tagasiside. Selle järel siis kogutakse avalikku tagasisidet üsna pikalt ja kõigilt, absoluutselt kõigilt siis kas kodanikelt, ettevõtete ühendustelt, erinevatelt ja siis kogukondadelt, kes soovivad seda tagasisidet anda. Ja see tagasiside siis tuleb võtta arvesse selle täismahus mõjuhinnangu tegemisel. Ja komisjon oma ettepanekuga koos alalti avalikustab ka mõjuhinnangu, kus siis sisaldub see ka tagasiside, mis on saadud kodanikelt ja ettevõtetelt. Ja seejärel toimub veel üks tagasiside voor peale seda, siis kui ettepanek koos mõjuhinnanguga on avaldatud. Ja see mõjuhinnangu raport alati sisaldab siis sotsiaalmajanduslikku keskkonnamõjuhinnangut, eraldi vaadatakse mõju väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja ka konkurentsivõimele. Hinnatakse siis seda, kes on mõjutatud ja kuidas. Ja hinnatakse ka seda, et kas teatud tegevusi on mõistlik võtta Euroopa Liidu tasandil üldse, ehk siis see subsidiaarsuse põhimõtte rakendamine ja ka proportsionaalsust, ehk siis, et Euroopa Liidu tasandil võetud meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks. Ja meeles tuleb pidada ka seda, et peale seda, kui komisjon oma ettepanek on teinud, siis võtavad seisukoha liikmesriigid Euroopa Liidu nõukogus ja ka Euroopa Parlament ja seejärel alles ka seadusandjad siis omavahel jõuavad kompromissini. Et see komisjoni ettepanek ja mõjuhinnang ei ole tihtipeale siis lõppvariant ettepanekust või õigusaktist, mis siis rakendub või jõustub. Et see on ikkagi siis kolmepoolne kokkulepe. Ja ma võib-olla siin tooksin välja ka selle, et tasub seda tagasisidet anda. Praegu näiteks on käimas väga oluline tagasisidevoor, mis puudutab Euroopa Liidu ühist eelarvet ja 6. maini saab seal tagasisidet anda erinevates küsimustes, mis eelarvet puudutavad. See on Eestile väga tähtis ja soovitan kõigil oma arvamused teele panna. Nüüd, kui rääkida sellest Fit for 55-st eesti keeles, siis eesmärk 55-st, et tõepoolest see pakett on väga lai, ma saan aru, sellest juba siin juttu oli. Siin toimus siis aastal 2020 nii siis tegevuskavale tagasiside andmine kui ka avalik konsultatsioon.
Ja tegevuskavale tuli meil 1000 vastust, Eestist oli 1 vastus ja avalikule konsultatsioonile on üle 4000 vastuse ja Eestist oli neid vastuseid 10. No mis me näeme, need poliitikavariandid olid põhimõtteliselt siis sellised, et kas me jätame olemasoleva olukorra ehk siis läheme 40% vähendamiseni aastaks 2030, siis vähendamine, kasvuhoonegaaside vähendamine 50% või 55%, mis oli siis ka see lõpuks valitud variant ja ülekaalukalt see siis avaliku konsultatsiooni osas vastajate poolehoiu pälvis see variant. Ja tulemused või kulu ühiskonnale, et mis me näeme, et kuna energiasektor annab praegu 75% heitmetest, siis seal ka pingutus ettepanekus on kõige suurem ja oluline on just energiaefektiivsuse suurendamine, et kasutada oma energiat ära siis optimaalselt, oma ressursse maksimaalselt ja mitte neid raisata ja teiseks siis taastuvenergiale üleminek, et need annavad kõige suurema efekti. Aga kui me vaatame, et siis see 55% eesmärgiga kaasnev pingutus oleks selline, et aastaks 2030 siis taastuvenergia osakaal peaks olema umbes 38–40% meie energiamiksis ja energiasääst siis lõppenergia puhul 37% ja primaarenergia puhul 41%. Et kõigi variantide puhul, mida analüüsiti, siis kõige suurem sääst oli just nimelt energeetikas ja hoonetes. Et tööstuse ja transpordi puhul see on keerulisem ja mitmetahulisem, sest ta sõltub tehnoloogiatest, mis on sellel hetkel saadaval, kui see üleminek peaks tehtud olema. Ja tegelikult vaadates seda kulu, et energiasüsteemi puhul see kulude kasv on väga piiratud, et me näeme, et see läheb umbes 10,5% SKP-st aastal 2015 kuni ligikaudu 11% SKP-st aastaks 2030. Aga need investeeringud, mis tuleb teha energiasüsteemi, on siis 21-20 perioodil 10 aastaga siis vaja teha umbes 300 miljardi euro võrra. See on siis võrreldes eelmise kümnendiga, ehk siis 2011–2020. Et 10 aastaga umbes 300 miljardit ja sealt edasi siis umbes 350, umbes 300 miljardit ühesõnaga selle 10 aastaga. Et see varieerumise ulatus on piiratud, kuigi ta sõltub nendest poliitikavariantidest, aga umbes nii me näeme, et see on. Kas ma räägin ka sellest energiatõhususe direktiivist või siinkohal lõpetan siis? Aitäh. Nii, aitäh. Vaadake, meil on nüüd olukord selline, et ma küsin nüüd Kaubandus-Tööstuskoja juhilt niisugust asja, et loet nädalat tagasi valitsuskujundas seisukoha, mis puudutas aastaks 2040 seada üle-euroopaline eesmärk ja Eesti toetav positsioon selles osas kliimaneutraalsuseni jõudmise ambitsiooni tõsta siis 90% üle-euroopalisest heitme emissioonist. Et kas ettevõtlusorganisatsioonidel on arusaadav selle ambitsiooni kiirendamise mõttes selle finantsmajanduslik maksumus? Mida see tegelikkuses tähendab? Katsume nüüd sellele seisukohale jõuda, ütleme reaalajas. Keeruline vastata. Aus oleks praegu öelda, et see eesmärk on äärmiselt ambitsioonikas, aga täpset ülevaadet selle mõjudest ei ole meil ega ma arvan, et ma ei tea, ma loodan, et kellelgi kuskil on Eesti riigis, aga ettevõtlusmaailmal tõenäoliselt mitte, mina ei oska seda täna küll välja öelda. Härra riigikontrolör, et kas teie käsutuses seda informatsiooni on? Ma vaatasin ka Eesti valitsuse positsioonide seletuskirja. See oli küll mõnel leheküljel toodud, kuid ma seda nii-öelda kvantitatiivselt mõõdetavat tähendust sellel ambitsioonil, ma seda sealt ei leidnud küll.
olgu halduskoormuse või finantsmajanduse. Ma arvan, et küsimus on ju detailsuses praegu, et üldine hinnang, kas on positiivne, negatiivne, kas sealt järgnevad sammud, mida tähendab majandusele, mida tähendab ettevõtetele, mida tähendab inimesele, mida tähendab riigile, nendes erinevates aspektides. Ma arvan, et sellist, ma ütlen siin valitsuse esindaja peab seda ütlema, et sellist vähemalt avaldatud kujul nende materjalide juures ei ole sellises spetsiifikas, et küsimus on lihtsalt selles täpse astmes. Rošank, ma tutvusin tegelikult selle Euroopa Komisjoni vastavalt siis mõjude hindamise kataloogile tehtud mõjuhinnanguga, mis oli ka majesteetliku mahuga, eks ole, arusaadavalt, siis 21. aasta kevadest. Üks asjaolu, mida tegelikult ka ettevõtlusorganisatsioonid selle lühikese aja jooksul, mis kooskõlastamiseks oli, 21. aasta siis sügistalvel, millele viitas härra Palts, välja tõid, et Euroopa Komisjoni mõjuanalüüs ei käsitlenud mõju liikmesriikide kaupa, vaid käsitles üldse kogu nii-öelda liiduüleselt või Euroopa Liidu tasemel mõju. Ja selle koha pealt oli ettevõtlusorganisatsioonide esindajatel tõsine kriitika, et kui me räägime selle FIT 55 eesmärgist, mis oli ju aastaks 2030 saavutada 55% emissiooni vähendamine võrrelduna aasta 1990 lähtearvudega, et Eesti tegelikult oli selle tasandi juba saavutanud. Et kui me oleks võtnud, ja me olemegi jõuame sinna, et kui meil nagu poliitika käsitluses ei ole nagu tervikkäsitlust, vaid me hakkame tegelema üksikute asjadega, kui me nagu tervikkäsitluses oleme juba võtnud nagu niisuguse hoiaku, siis meil tekib ka küsimus nende argumentide ratsionaalsuses, enda kui liikmesriigi vaates. Et kas Rošank, teie teate, mis põhjusel Euroopa Komisjon ei teinud seda analüüsi liikmesriikide kaupa? Ja teiseks, et väga tõsine kriitika oli, et komisjoni mõjuhinnangul, kuna kogu see FIT 55 paketi saavutamine toimub läbi, ütleme, inimtegevuse muutmise nii-öelda kaubastatavaks seoses emissiooniga läbi saastekaubanduse, siis ka sotsiaalmajanduslikul või finantsmajanduslikul mõjul oli aluseks võetud tegelikkusega, meie tänase reaaltegelikkusega mitte vastavuses olevad prognostilised CO2 ühikute hinnamaksumused. Praegu me kõneleme siin, need on tõusnud ka hästi 100 kanti, 80, 70, aga seal olid paarikümne euro tasemel opereeriti, mitu korda madalamal tasemel. Et miks ei tehtud, mu küsimus ongi, Rošank, et kas teie käsutus on informatsiooni, kui ei ole, siis on see täiesti arusaadav, eks ole, esinduse põhjus, et miks mõjuanalüüsi ei tehtud liikmesriikide kaupa? No, ilmselt mul kõiki elemente minu kasutuses ei ole, et sellele vastata, aga seal siiski mõjuhinnangus sisalduvad näited erinevatest liikmesriikidest ja ka teatud mõju. Ta ei ole läbivalt selline liikmesriigi põhine analüüs, aga ka mingisugused mõjud piirkonniti ikkagi sealt välja tulevad. Ja muidugi peab ütlema, et see on ainult siis katus mõjuanalüüs, et tegelikult Fit for 55 või eesmärk 55 pakett koosneb ju väga paljudest erinevatest ettepanekutest ja siis kõigi nende ettepanekute juures on veel eraldi mõjuanalüüsid. Kõigi nende alamettepanekute puhul on tehtud eraldi mõjuanalüüsid, sealhulgas siis hoonete energiatõhususe direktiivist, kus ka küll Eestist ei ole eraldi Eestile analüüsi tehtud ei ole, aga seal on omakorda siis jälle välja toodud mõned liikmesriigid. Ja see, mis te rääkisite, et Eesti oli juba eesmärgi saavutanud, et ka mitmete teiste ettepanekute puhul on näha, et kui me räägime näiteks siis hoonete energiatõhususe direktiivist ja laadimistaristust, et seal on välja toodud, et näiteks Soomes juba neid on hoopis rangemad nõudmised siseriiklikus seadusandluses. Et sellist liikmesriigi põhist lähenemist ikkagi leiab, aga selles katusanalüüsis ei olnud läbiv. Ma küsin nüüd härra Jaanisoo teilt, kui tohib, et ma vaatan praegu seda, kui me võtame selle just nimelt konkreetselt hoonete energiatõhususe direktiivi. Et kogu FIT 55 paketile, sellele 2300 leheküljele ma lugesin läbi 21. aasta novembriks või aasta lõpuks laekus 134 leheküljel arvamusi ühiskonna erinevatelt ettevõtlusorganisatsioonidelt, ettevõtjatelt, aga keskkonnaühendustelt ja teadlastelt ja muud. Ja seal oli baasväide, mis kui me kõneleme ettevõtlusorganisatsiooni oli, me ei ole võimelised
neid tegelikult mõjusid hindama. Nii kiire ajaga, nii massiivse dokumendiga ja et Eesti riik peaks selle mõju hindama. Mõju hindamise osas meil on olemas see seletuskiri, mis siis tuli tegelikult sellele otsusele ja mõju hindamises öeldi, et tulevikus kunagi mõju hinnatakse. Ja me võtsime selles loogikas, me taganesime sellest liikmesriikide põhisest positsioonist, mis võib-olla oleks olnud ratsionaalsem, aga see oli ideoloogiline valik ja võtsime selle lähtekoha, et tulevikus vaatame. Ja 22. aasta suvel asuti tegelikult, 21. aasta suvel asutigi neid õigusakte hääletusele jõustuma 22. aastal, järk-järgult need realiseerimaks selle ministri nõukogus. Ja nüüd ma vaatan, härra Jaanisoo, et see seletuskiri, mis oli siis hoonete energiatõhususele, siin on toodud välja, et võrreldes juba otsustatud või tõenäoliste otsustatavate toetusmahtudega on täiendav mõju riigieelarve kuludele järgmine ja väga konkreetselt on toodud ära aastatel 27–30 2,8 miljardit eurot. See ei olegi nüüd väga akadeemiline, see on õigupoolest juba üle järgmisest aastat alates. Kas see tänase päeva seisuga võime öelda, et see on relevantne analüütiline hinnang, et riigi keskvalitsus peab võrreldes juba ütleme 22. aasta eelnevaga paigutama 4-aastases tsüklis 2,8 miljardit eurot hooneste energiatõhususe direktiivi realiseerimiseks? Need arvutused on tehtud tegelikult komisjoni algse eelnõu põhjal. Euroopa Komisjoni algse eelnõu põhjal. Mis muutus veidike leebemaks? Jah, see muutus leebemaks. Seal lihtsalt, et me kõik oleksime ühel lehel, et esiteks komisjon avaldas eelnõu, sellele Eesti kirjutas seisukohad. Jah, selleks ajaraam oli väga lühike. 15. detsembril tuli tegelikult esmakordselt see eelnõu välja. Ja tõesti, jaanuaris oli aega organisatsioonidel avaldada arvamust. Selle põhjal panime seisukohad kokku koos nende analüüsidega, mis oli võimalik selles ajaraamis 1 või 2 kuu jooksul teha. Ja siis juba aprillis olid Riigikogu komisjonides seisukohtade võtmised. Ja siis seejärel koostati sügisel Euroopa Nõukogu ühine lähenemine. Seejärel Euroopa Parlamendi enda nägemus sellest eelnõust, kunagi meediakajastusel sellest ka palju räägiti. See nimetatud sundrenoveerimise aspekt, et see sai palju kajastust. Ja ma usun, et tänu sellele, et meil seisukohad toetasid ja me aktiivselt tööd tegime, siis me ikkagi sellest pääsesime, et see nimetatud iga hoone omaniku kohustus renoveerida, see sealt eelnõust ikkagi jäi välja. Ja ma arvan, et ka kui ilmselgelt ka võrreldes algse komisjoni eelnõuga see lõplik direktiiv muutus paljudes kohtades meile palju sobivamaks. Ja mis puudutab mõjuanalüüse, siis me räägimegi ju väga laiast hulgast valdkondadest. Võib-olla on ka ambitsioonikas kõiki neid valdkondi ühe tervikuna 1000 lehekülgede kaupa analüüsida, et pigem vähemalt minu valdkonnas on olnud see suund, et meil on valdkonnapõhised analüüsid ja kui me võtame hoonete näite jälle, siis selleks analüüsiks on meil hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia. See on tegelikult ka direktiivist tulenev kohustus, niisugune strateegia luua. See oli siis varasem hoonete rekonstrueerimise strateegia, mis jõustus aastal 2018 ja meie vastav strateegia sai kaante vahele aastal 2020. Härra Urmas Reinsalu ise tegelikult valitsuses sellega heaks kiitis. Ja oli tegelikult väga põhjalik töö, et selle koostas Tallinna Tehnikaülikool ja koostas paljude ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega, omavalitsustega, loomulikult meie riigina panustasime sinna ka väga palju. Ja selle strateegia põhjal me oleme üpris palju neid, selle strateegia sisu oleme nende seisukohtade koostamisel palju kasutanud ja ka edaspidi. Jah, nüüd aeg ju läheb kiiresti, eks ju, et nüüd on juba 5 aastat möödas sellest, kui see strateegia esmakordselt valmis. Nüüd on viimase direktiivi sõnastuse kohaselt kohustus igal riigil koostada rekonstrueerimiskava, mis on palju täpsem ja paneb paika ka teatud sellised siduvad
eesmärgid valitsusele, et kui siis nii-öelda renoveerimiskava kinnitatakse. Renoveerimiskava eelnõu on ette nähtud siis Euroopa Komisjonile esitada käesoleva aasta lõpuks. Seejärel Euroopa Komisjon teeb oma ettepanekud, kommentaarid ja järgmisel aastal siis tuleb lõplik renoveerimiskava Euroopa Komisjonile esitada, mis on Vabariigi Valitsuse siis poolt heaks kiidetud. Aga minu küsimus on, härra Aniso, et see direktiiv, hoonete energiatõhususe direktiivi, see esimene ettepanek, mis tõukus sellest kogu Fit 55 paketist, eks ole, 21. aasta sügistalvel või saadeti välja sügisel. Et siis tegelikkuses tõepoolest see oli radikaalsem võrreldes sellega, mis oli lõpptulemus. Aga nüüd ongi küsimus selles, et kuhu panetatakse see raskuspunkt poliitika valikus. Eesti strateegiline seisukoht, just nimelt nagu meil on sarnane nüüd antud juhul selle 2040. aasta puhul, et on nagu lähtekoht, et kas see on nii-öelda jõukohane ja mõistlik, kui langetatakse baaspoliitika valik nii-öelda initsiatiivi osas. Siis Eesti lähtekoht oli, et see hoonete energiatõhususe direktiiv on mõistlik. Selle nii-öelda realiseerimine, tõsi küll mitmete ütleme siis mööndustega, mis puudutas praktilisi valitud samme. Ja minu küsimus on nüüd, et kui vaadata nüüd, et selle asjaga on selle nii-öelda rakendamine liigub edasi, nii-öelda implementeerimine, et kui palju me tänase seisuga hindame siis selle finantsmajanduslikuks koormuseks, sest selle komisjoni esialgse ettepaneku pinnalt oli, nagu härra riigikontrolör viitas, ma lugesin, et mõju halduskoormusele tunnistati, et on negatiivne, et tähendab selles mõttes, et eksisteerib, et halduskoormus kasvab arusaadavalt, eks ole, nende ulatuslike piirangute või nõuete tulemusena. Kuid tegelikult seda käsitleti 14 real, literally 14 real oli sellest tekstist ära toodud, et mõju halduskoormusele. Kui palju me tänase teadmisega, nüüd on 4 aastat seda keedetud, seda direktiivi, rakendumine jõuab nüüd kätte, poleemika siin eelmisel nädalal oli, eks ole. Kui suur selle mõju siis halduskoormusele on? Milline on teie käsitlus halduskoormusele, mis puudutab siis avalikku sektorit, aga erasektorit? Investeeringu vajadus on jätkuvalt suur, et see on kogu aeg ka Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule teada olnud. Et küll jätkates eelmisest siis vastusest, et me küll saime parema tulemuse, kui oli algses Euroopa Komisjoni eelnõus, siis see ei tähendanud seda, et see investeeringu vajadus ära kadus. Investeeringu vajadus on jätkuvalt väga suur ja nii nagu ka hoonete rekonstrueerimise strateegias sai kirjeldatud, on investeeringu vajadus järjepidevalt kasvav ja ka riigi toetuse vajadus, näiteks kortermajadele on selline, et mis vajab iga aastast toetuse mahtu. Ja kuna protokollitakse, siis ma ei hakka täpselt seda euro põhjal ütlema, aga see investeeringu vajadus peab, ühesõnaga toetuse vajadus riigi poolt peab jätkuma sellises mahus, nagu ta on viimastel aastatel olnud ja tegelikult rohkemgi. Nojah, investeeringu vajadus. Üks asi on turumajandusega põhimõttel investeeringu vajadus, et nagu Vene lõpul olid lauatelefonid, tulid mobiiltelefonid, turumajanduslikes kaalutluses inimesed ise langetasid selle valiku, eks ole, nii nagu inimesed langetavad ka, ma ei tea, nullenergia majade osas valiku, kellel on see jõukohane, eks ole. Küsimus on selles, et palju on halduskoormus, sest ma vaatan, et minu jaoks on üks strateegiline probleem, kui kirjeldatakse sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja mõjusid on nüüd antud juhul, et kui me seame uued administratiivsed nõuded, siis on täiendav koormus. See tegelikult tõstab ka lõpptootes toote hinda turuloogikas. Sellega kaasnevad ka mitmed voorused, see tähendab tarbija väiksemad kulud, nõnda edasi. Aga nüüd palju on see administratiivse koormuse mõju? See on sama küsimus, nagu me ütleksime, et homme peaksid kõik ainult tohiksid, ma ei tea, Teslad ja BMW-d sõita, siis kindlasti investeeringu vajadus kasvab, aga kasvab ka autode hind tänu sellele regulatiivsele piirangule, et peavad olema ainult luksusautodega või peente autodega sõita. Et kui palju see antud juhul, kui me tänase päeva hinnaga selle direktiivi jõustamine seisab meil 26. aastast ees, palju selle uute administratiivsete reeglite tulemusena toimub siis halduskoormuse kasv, sest see on puhtalt mõõdetav halduskoormuses, kui me seame uued nõuded rahalises vääringus. Teil ei ole selle kohta infot või see info on olemas, aga see on mingisuguses muus analüütilises tasemes või See vastus on olemas ilmselgelt, aga mis ma tahan öelda on see, et see direktiiv, nagu ma alustasin ka, et see direktiiv ei ole enam ainult mingisugune uute hoonete energiamärgiste direktiiv, nagu ta oli 10 aastat tagasi. 10 aastat tagasi oli selle direktiivi mõte see,
et meie uued hooned siis järjepidevalt muutuksid kvaliteetsemaks. Nüüdseks on see direktiiv selline, mis mõjutab kogu meie elu. Seal on uute hoonete nõuded, olemasolevate hoonete rekonstrueerimise tasemete nõuded, elektriautode laadimise taristu nõuded, päikesepaneelide paigaldamise nõuded selleks, et meil taastuvenergia tuleks juurde, jalgrataste parkimiskohtade nõuded ja nii edasi ja nii edasi. Et neid kõiki korraga analüüsida niimoodi euro täpsusega ongi väga-väga keeruline. Et kui te küsite ja Riigikogu liikme puhul, selles suhtes ongi Riigikogu liikme küsimus meile ongi selline väga hea tellimuseks, et kui on vaja mingis kategoorias minna täpsemaks, siis me hea meelega teeme seda tänastes hindades. Jah, ma arvan, et mõistlik on opereerida tänastes hindades, et mitte siis tuletada seda siis inflatsioonilise kategooriaga, keda päeva lõpuks vahet ei ole, aga ma arvan, et mõõdetav on ikkagi arusaadav või hinnatavad selle hoomatavuse mõttes on tänastes hindades seda teha. Siis vastavalt siis elukalliduse siis on võimalik seda ju kalkuleerida juurde. Ja, vabandust, et võib kõlama jääda, et see tähendab ainult indekseerimist, siis inflatsiooni kordajaga tegelikult on ka tehnoloogia väga palju muutunud. Et hoonete rekonstrueerimistehnoloogia, näiteks tehaselise rekonstrueerimise näol on oluliselt muutunud, elektriautode tehnoloogia on ilmselgelt muutunud, tarbimisharjumused, vahepeal on ka ühiskonna võimalused, hoiakud, riigieelarve olukord, kõik on väga palju muutunud. Nii et kui te küsite tänases seisus, siis tõenäoliselt on mitmeid arvutusi vaja uuesti teha, et teile eurotäpsusega vastata. Ma ei norigi eurotäpsusega, see ongi selge, ega siis siin on hoomatav mingites suurusjärkudes opereerida. Aga Rallas, palun. Et annan Urmasele puhkust veidi. Tahtsin küsida, et proua Amaesank Lukasel oleks see küsimus, et kas Euroopa Komisjonis, kui nüüd olud on muutunud siin mitme erineva kriisi järel, et see kõik on mõjutanud, et kuidas need mõtted seal liiguvad, et kas kuidagi peaks seda tempot või plaani kohandama või pigem mitte, et ikkagi on plaan samamoodi edasi minna. See, mis on ütleme, need eesmärgid, mis on direktiividesse kokku lepitud või on ka juba mõtteid, et äkki oleks vaja selle olukorraga settida, ütleme, sobivamaks. Aitäh küsimuse eest. Jaa, et see küsimus on tegelikult paljudel olnud ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et me eesmärgid jätame paika, aga me kohandame veidi seda viisi, kuidas me nende poole liigume, et see oleks võimalikult optimaalne ja me ei paneks siis üleliigseid kohustusi nendele, kellele need ka esialgselt mõeldud ei olnud. Ja mitte ei ole siis ainult mõtteid, vaid juba on ka teod, et mida komisjon nüüd teeb, on juba välja tulnud mitu paketti siis seadusandlik või ütleme just halduskoormuse vähendamise osas. Ja esimene nendest puudutaski eelkõige siis roheleppe rakendamisega seotud teavitamiskohustusi, et seal oli siis taksonoomia, hoolsuskohustuse direktiiv ja veel mis raporteeritavad asjad ettevõtete poolt. Ja me oleme hinnanud, et halduskoormus Euroopa Liidus ettevõtetele aastas on umbes 150 miljardit eurot ja eesmärk on siis selle komisjoni mandaadi lõpuks ehk 5 aasta jooksul seda vähendada 37 miljardi võrra aastas. Ja nende esimeste pakettidega siis juba vabastati selle raporteerimiskohustuse alt peaaegu 80% ettevõtteid. Et mis on juhtunud, mis ei olnud algne eesmärk, oli see, et raporteerimiskohustus oli põhiliselt mõeldud suurtele ettevõtetele, aga nad siis omakorda hakkasid seda edasi kandma väiksematele. Et seda me siis reguleerime üle või tagasi, et need väiksemad ettevõtted oleksid sellest kohustusest vabad. Proua Poolamees. Aitäh. Ka mul on küsimus Amaesank Lukasele, et te tõite oma ettekandes välja, et eesmärgiks on seatud energiatarbimise vähendamine. Et millega võrreldes, kas praeguse tarbimisega või elanikkonna või elaniku rahvaarvu kohta, et millega võrreldes siis plaanitakse vähendada energiatarbimist? Aitäh. Meil on see aasta 1990 tase, siis vaatame, et ka aasta
2020, et palju me siis sealt kuni 2030 või 2050 siis peame vähendama. Ja seda te küsisite energiatarbimist. Et seda me vaatame erinevalt, et olenevalt, mis ettepanekust jutt käib, et kui me räägime energiatõhususe direktiivist, et siis vaatame üldist, jah. Tervikuna siis majanduse kohta. Et mitte vahepeal ju rahvaarv on meil ka kasvanud, et on näha, et energiat tarbivad ju inimesed ja üldine tarbimine ikkagi peaks põhimõtteliselt kasvama inimese kohta, aga just, et kuidas seda energiatarbimise vähendamist arvestatakse, kas inimese kohta või SKP kohta või kuidas see eesmärk nagu seatud on? Me vaatasime tervikuna majanduse kohta. Nii, härra Allas. Aitäh. Ütleme, seoses nende parklate murega siin ja mis nüüd avaldus ajakirjanduses ja nii edasi, et härra Jaanisoole on see küsimus, et kas teie teadmisel, mina vaatan nagu suurt plaani, et kas täna Elektrilevi Elering nagu süstemaatiliselt ka tegelevad sellega, et kui elektritarbimine on planeeritud ju tegelikult mingites kohtades oluliselt muutuma, et neid muutusi ellu viia on vaja seda põhivõrku või millele üldse saaksid tarbijad liituda, et kas seda suurt pilti selle 55 plaani osas ka nemad täna juba kohandavad või mitte, et nad teeksid neid eeltöid ja investeeringuid, aitäh. Aitäh küsimusest. Ma kogu energeetika valdkonna eest muidugi ei saa vastata, aga ma tean, et nii Elering kui ka Elektrilevi teevad pingutusi selleks, et nende investeeringutes siis lähtutakse ka näiteks siis kestliku transpordi arendamise huvidest. Et jah, eks see on ka prioriteetide seadmise küsimus, aga jah, muulgas tehakse investeeringuid selle huvides. Aga härra Jaanisoo, ma küsingi tõukuvalt siin härra Allase küsimusest, et siin oli poleemika nüüd väga konkreetses, tõsi küll, oma mahult väiksemas elemendis ressursi mõttes. Aga milline siis teie prognoosi järgi, valitsuse käsutuses oleva prognoosi järgi, on siis halduskoormus neile kaubandusvõrgule või poepidajatele, mis puudutab siis elektriautode laadimistarustut, et mis orienteeruvalt, ütleme, plaanitava siis õigusinitsiatiiviga, kui kuidas seda direktiivi sisustada 26. aastast? Nüüd me saan aru, et me läheme väga konkreetsesse küsimusse. Just, piltlikustav näide siis. Mis puudutab siis olemasolevate hoonete juures olevat üle 20 parkimiskohaga parklate laadimisvõimekusega varustamisest. Et siin jällegi see laiem kontekst on see, et tegelikult tegemist ei ole täiesti uue nõudega, et juba jällegi teie valitsus, kus teie siis olite minister, saatis Riigikogule siis seaduse eelnõu, millega sellistesse parklatesse üks laadimiskoht tuli rajada. Et see on meil juba kehtivas õiguses olemas. Ja jätame siis selle praegu ühesõnaga selliseks baasaluseks. Uue direktiiviga, mis jõustus aasta tagasi, seda konkreetset nõuet muudeti, ehk siis mitte enam sellistes 20+ parkimiskohtadega parklates ei ole ainult ühe laadimispunkti kohustust, vaid on kas üks üle 10 koha, ehk siis 10% laadimiskohtadest parkimiskoha kohta või alternatiivina tühjad torud üle ühe parkimiskoha. Ja nüüd väga raske on seda hinnata, isegi Kaupmeeste Liit hindas seda väga hinnanguliselt, ütleme niimoodi, võeti ju aluseks täiesti hinnanguline parklate arv sellises suuruses, mis oli 1000 ja korrutati see hinnanguga, mis tähendab konkreetse parkla täieliku laadimisvõimekusega varustamisest. Et
seal oli siis juttu suurusjärgus 1 000 000 eurot parkla kohta. Aga kui me võtame nüüd selle komisjoni alternatiivi, mis on puhtalt tühjade torude parklasse vedamine, siis see ilmselgelt ei maksa 1 000 000 eurot parkla kohta. Aga on väga raske on öelda, see ju sõltub igast parklast, see sõltub sellest, et kas on võimalik neid torusid vedada parkla ühte serva, väiksemate parklate puhul on täiesti loogiline ja mõistlik, või suuremate parklate puhul siis ka parkimiskohtade vahele. Et see on hästi selline tehniline küsimus ja siin on ilmselt vaja projekteerija tasemel arvutusi teha ja seda siis kuidagi kanda üle riigi. Et täpseid andmeid meil selles osas ei ole, aga mida ma saan öelda, et reaalne kulu selle konkreetse nõude täitmiseks on kordades väiksem kui see, mida Kaupmeeste Liit välja tõi. Siin oli härra riigikontrolöri repliik, ma annaksin sõna ka Nele Piilile, Kaupmeeste Liidu juhile, kes meiega on ühinenud, et kuidas kaupmehed seda interpreteerivad ja siin on olnud ka kriitika, et ettevõtlusorganisatsioonid on olnud see neid nõuded möönvad, et kuidas see seisukoht siis on teie poolt vaatuna, millal te siis teadlikuks saite ja mis olid teie seisukohad ja siis ka Prošankil on repliik. Nii, palun. Aitäh, ma tahtsin nüüd selle konkreetse küsimusega seoses, mis seda hoonete energiatõhusust ja siis parklas laadimisvõimalust punkti puudutab, viitega sellele, et kehtivusõiguses on olemas, et tõepoolest on olemas, aga see on siis üks laadimiskoht, juhul kui on üle 20. Ja nagu see täpsustus ka oli ju siin vastuses, et uus on ju tegelikult, et iga 10% kohtadest peab olema siis laadimisega tagatud või torud, kuhu saab kaabli lükata 50%, et selles mõttes ikkagi võrreldes kehtivaga on ju see kulu ettevõtjale. Ma isegi nimetaks seda halduskoormuseks, et see halduskoormus on väga laias tähenduses, et minu meelest tuleks eristada üks, mida ettevõtjad peavad halduskoormuse mõttes, mida siis peetakse ikkagi need seadusega ette nähtud protseduurid, mingis aruandlus või muu selline, aga siin on küsimus investeerimiskohustuses. Et see ikkagi selgelt suureneb ja ma arvan, mitte ainult selle teema puhul, vaid ka paljude teiste teemade puhul, kus see mõju on niivõrd oluline, oleks ikkagi mõistlik, kui selles siseriiklikus arutelus sellel hetkel, kui seisukohti kujundatakse, oleks teada, missugune investeeringu koormus. Täpselt ei saa tõesti öelda, sellega ma olen päris nõus, aga et see investeeringu koormus üldse eksisteerib sellisel juhul ettevõtjate jaoks, mis ju sellest seletuskirjast välja ei tulnud, kuigi ta on tervemõistuslikult võetav, kui direktiivi lugeda, ja mis on see suurusjärk, siis see võiks olla üks kaalutluskoht, millest lähtuvalt arvestaks seda, kas see on realistlik ja mis ajas on see realistlik. Nii et minu meelest ikka oluline see, et ikkagi see, nii nagu ta riigieelarvele rahaline mõju on siin konkreetsel juhul välja toodud, et siis peaks olema kindlasti ka ettevõtetele, mingil teisel juhul inimestele need kulud välja toodud, nii et see võiks olla läbi printsiip ikkagi. Proua Piil, palun. Ja, tervist. Ma nõustun eelkõnelejatega, et seda kulu täpselt ei oska keegi öelda ja seda oleme ka meie öelnud, et meie ettepanek on olnud tegelikult, et Kliimaministeerium võtaks nüüd selle aasta jooksul analüüsida, et mis see kulu oleks turuosalistele ja mitte ainult kaubandusele, vaid tegelikult kõigile ärihoonetele, kellele see kohustus laieneb, et ka kontorihooned on ju siin all ja kõik teised ka. Meie jaoks põhiline ei olegi see, et kas see summa on 500 miljonit või natuke vähem või natuke rohkem, et see ei ole oluline. Oluline on see, et me teeksime investeeringuid, mis loovad väärtust, mille järgi on nõudlus ja mis ei tule pärast maha kanda. Meie suurim mure ongi selles, et me ei taha teha selliseid laadijaid, mida inimesed ei kasuta, selliseid aeglaseid laadijaid. Direktiiv seab ainult miinimumnõuded. Aeglase laadija jaoks sul tuleb vedada peenike kaabel maa alla. Me tahame teha kiirlaadijaid, selliseid, mida inimesed kasutaksid. Kuna need ei ole ju tasuta laadimisvõimekused avalikus ruumis, nende eest tuleb maksta, siis me tahaksime pakkuda teenust, mida inimesed tahavad osta. Ehk siis antud juhul kiirlaadijaid. See tähendab seda, et me peame paigaldama palju laiemad torud maa alla, mis on palju kallimad. Ja me ei tea ju, kui palju neid on vaja, sest et päris paljude hoonete puhul Elering tegelikult ei suuda meile öelda, et millist võimekust nad on selles punktis üldse suutelised pakkuma. Või isegi kui nad suudavad öelda, siis see hinnalipik on niivõrd suur, et see majanduslikult seal paar miljonit maksta Eleringile lisavõimekuse loomisest sellesse parklasse igal juhul mitte kunagi ei tasu ennast ära. Et sellel ei ole isegi mingit pointi, et seda teha.
Ehk siis asi on selles, et neid vahet pole, kas on kaabel või toru, parkla tuleb üles kaevata igal juhul ja sa ei tea, millist toru sul on sinna vaja panna. Kas ma olen veel kuuldav siin? Jaa, te olete hästi kuulda. Okei. Et kuna me ei tea sisuliselt, mida me sinna maa alla peame kaevama ja me ei tea, kas seda tulevikus üldse on vaja kasutada, siis meie ettepanek oleks see, et me üldse maa alla ei paneks ei neid kaableid ega neid torusid igaks juhuks, vaid me ikkagi teeksime nõudluspõhiselt neid laadimispunkte. Kaupmehed neid ka teevad, et järgmise 3 aasta jooksul on meil plaanis 4-kordistada tänane laadimispark. Me oleme seda analüüsinud ja sellega juba kaasnevad väga suured kulud. Et see Energixi analüüs, millele me oma tagasihoidliku kirvemeetodiga arvutustes lähtusime, et see tõi välja, et 10 parkimiskohaga parklas siis selle laadimisvõimekuse väljaarendamine, nii et ta direktiivi nõuetele vastaks ja nii, et seal ka mõni kiirlaadija oleks, mida inimesed kasutavad. Et selle kulu on siis 500 000 kuni 1 000 000 eurot umbes suurusjärgus. Et nüüd vahet pole, kas me peame selle tegema järgmise 1 aasta jooksul või 2 aasta jooksul või 4 aasta jooksul, et igal juhul see on see kulu, millega selle parkla välja arendamise puhul me peame arvestama. Ja küsimus on, et kas on põhjendatud või mitte. Et nad on väga suured summad, Eestis neid parklaid on hästi palju ja me ei ole üldse kindlad, et meil sinna nii palju nõudlust taha tuleks kunagi. Et tõenäoliselt isegi kui me paneme tühjad kaablitorud maa sisse, siis kui ei tule meil sinna nõudlust järgi, siis need kaablitorud lihtsalt jäävad sinna maa sisse raha raiskama. Et selle tegevusel kui sellisel ei ole mõtet. Et see on see, millele me tahame tähelepanu juhtida. Aga positiivse poole pealt meil oli Kliimaministeeriumiga väga konstruktiivne arutelu sellel teemal möödunud nädalal ja ma saan aru, et Eesti siiski püüab leida Euroopas mõttekaaslasi ja siis neid nõudeid paindlikumaks muuta, et me nagu sellist tühja tööd loodetavasti ei peaks tegema, et ma selles osas soovin kindlasti jõudu kõigile läbirääkijatele, et loodame, et siit tuleb mingi positiivne tulemus, et me teeksime ainult neid investeeringuid, kus on tõesti reaalne, et inimesed neid ka kasutavad kunagi tulevikus, enne kui see tehnoloogia üldse vananenud on. Proua Šant, palun. Ja, aitäh. Et ma tahtsin täpsustada veel seda, et direktiivi nõue siis on, nagu Ivo Jaanis siin juba välja tõi, et kas siis need laadimispunktid luua või siis paigutada valmitus ehk tühjad torud, aga tegelikult sinna alla käib siis ka see variant, et on võimalik kasutada juba olemasolevaid torusid, et kui näiteks parklas on valgustid, mille tarbeks on siis kaabelduse jaoks tühi või toru, mille sees need kaablid on paigaldatud, et siis see sobib ka sellise tuleviku valmiduse tagamiseks. Ja nüüd sellest üldse miks nõue sinna direktiivi sai pandud, et mõjuhinnang näitas seda, et elektriautode kasutuselevõtt väga palju sõltub sellest, milline taristu olemas on. See kiirus, millega liikmesriigid liiguvad elektriautode kasutuselevõttu suurendamisel on väga erinev. Tuleb tõdeda, et Eestis on see üks aeglasemaid terves Euroopa Liidus, et kui me vaatame praegu umbes kogu autopargist, siis Euroopa Liidus 15% on elektriautod, aga see tempo kiireneb, et selle aasta esimese 2 kuuga näiteks siin just Saksamaal, Belgias oli ligi 30-40% kasvu võrreldes aasta taguse ajaga ja vaadates maailmas, siis Hiinas on umbes pooled autod juba uutest registreeritud autodest elektriautod ja Norras on see ligi 100%. Ja rääkides veel kuludest, ja Eestis on siis 6,3% meie viimastel andmetel, mis on vist 23 aasta andmed uutest, aga see on ka kasv juba oluline, et seal aasta tagasi või aasta enne seda oli üle 3% natuke. Et siis mõjuanalüüs, mis tehti selle hoonete energiatõhususe direktiivi jaoks, küll juba mitmeid aastaid tagasi, nagu siin juttu oli, aga seda laadimistaristu rajamise kulu seal ka hinnati siis kogu majandusele jälle kokku. Ehk siis nii era- kui avalikud hooned ja analüüsi tulemus oli, et siin siis baasaastaks on 2020, siin eelmisele küsimusele täiendavalt vastates, et selle konkreetse direktiivi baasaasta ja tegelikult kõigi nende alusaktide baasaasta on 2020.
et aastast 2020 kuni 50-30 aasta peale, et kui luua laadimispunktid, siis vastavalt selliselt nagu direktiiv, nagu see komisjoni ettepanek, mis algselt sai tehtud, ette nägi, on umbes 36 miljardit kogu Euroopa Liidu peale kõigi siis nii kui avalike hoonete peale. Ja kui luua eelkaabeldus, siis umbes 9 miljardit. Aga nüüd nende tühjade torude kohta seda hinnangut ei tehtud, sest seda on keeruline hinnata, kuna ei ole teada, kui palju on olemas olevaid torusid, mida saaks kasutada, aga ta on oluliselt väiksem siis kui eelkaabeldus. Et Euroopa Liidu kohta need arvutused on olemas. Ja üldine kommentaar siia juurde, et lisaks sellele et meil elektriautode arv on väga hüppeliselt kasvanud, on ju ka selle sama Fit for 55 üks uus reegel see, et aastal 2035 Euroopa turule saab tuua ainult elektriautosid. Et see iseenesest juba annab selle pildi, et ühel hetkel meil see üleminek toimub, sarnaselt nagu Hiinas ilmselt, eks ju. Ma täpsustaks mitte elektriautosid, vaid autosid, mille CO2, et see on tehnoloogia neutraalne. Ilma siis fossiilse kütuseta autosid. Ja ilmselt suur osa neist on elektriautod, arvestades ka seda, et see taristu on meil kiirelt arenemas. Ja tol hetkel, kui need otsuseid tehti, tehnoloogia ju ei olnud nii kaugel veel, et meil siin Eestis, nagu ka proua Šank ütles, et meil tol hetkel oli veel palju alla 3% neid elektriautosid. Nüüdseks on see juba üle 6%, kiirelt kasvanud, aasta kasv on olnud umbes 60%. Ja kui need arvestada seda aasta 2035. aasta sihti, ja mis ei ole muideks ainult Euroopa reegel, vaid see on ka suurte autotootjate pühendumine ja selgesti välja öeldud eesmärk, et siis meie küsimus on ju, või oluline küsimus on see, et kas meie inimestel on need võimalused olemas, kus autosid laadida. Nüüd aja jooksul on ka selgunud see, et inimeste harjumused on meile ühiskonnas selgemaks saanud ja võib-olla ka see majanduslik mõistlikkus, et aeglane laadimine kodude juures on selgelt kõige eelistatum, sest siis on odavam elekter, siis see aitab ka mõnes mõttes stabiliseerida elektrivõrgus olevaid mahte ja ka töökohtade juures. See on muideks ka siis hoonete energiatõhususe direktiivis ära nimetatud, et kõige mõistlikum selline laadimine laias vaates, ühiskondlikus vaates ongi see, et kui seda tehakse sellistes kohtades, kus autod seisavad kaua, olgu need siis kodud või töökohad. Ja mida võib-olla nii palju ette ei osatud ennustada, on see, et kui palju on akude mahtuvus arenenud ajas. Et me räägime siin juba 400 kuni 800 kilomeetrisest sõidukaugusest ühe laadimise järel ja lisaks kiirlaadimine ka. Et tundub, et tänu sellele, et laadimise tehnoloogia on nii palju arenenud, sisuliselt on võimalik 10 minutitega väga kiire laadimise puhul autoaku täis laadida, kus ka tehnoloogia järjest areneb, et siis võib-olla tõesti meil ei ole seda laadimistaristut nii suures mahus välja vaja kui 3, 4 või 5 aastat tagasi ette kujutati. Nii et jah, tegemist on väga suure ühiskondliku muutusega, siin on tulnud teha palju ennustamisi tehnoloogia põhjalt, mis ei ole olnud veel valmis ja mis siiamaani areneb. Nii, härra riigikontrolör. Aitäh, ma tahtsin ühte asja nagu eristada, et minu meelest, et me nüüd milles see probleem minu meelest peamiselt on, et probleem on ju praegu minu meelest selles konkreetse selle näite puhul, et sellel hetkel, kui Eestil oli võimalik seisukohta kujundada, siis erinevad asjaosalised ei saanud aru sellest, et meil tekib teatud liiki kohustus. On ta hea või halb, siin ma seisukohta ei võta, vaid see teadmatus, et räägime parkimiskohtadest, et sellel on siis ettevõtjatele teatav kulu. See jäi ühel või teisel põhjusel tähelepanuta. Ja minu arust see on hetkel see probleem, millega tuleviku mõttes maksab tegeleda, sest ka nüüd oleme möönnud sellega, nagu see tagasiside oli Kaupmeeste Liidu poolt, et oli viljakas kohtumine, otsustati, et äkki leiame samameelsed, et seda tagasi pöörata. Et paar aastat tagasi, kui see
paar aastat, vist üle kohta 2,5 aastat tagasi, kui see arutelu oli, tegelikult see, mis puudu oli täpselt see, et oleks pidanud märkama sellise nõude olemasolu ja selle ka selgelt mõjude analüüsis välja tooma. Et ma arvan, siis see debatt vähemalt mingis osas, mis siin Kaupmeeste Liidu vahel ja ettevõtjate vahel, mis praegu käib, oleks varem tulnud. Nii et minu meelest maksaks ka mitte ainult selles vaates, vaid ka kõik järgmiste ja praegu töös olevate dokumentide puhul ikkagi keskenduda sellele, et see vaade oleks seal alati olemas, et me ei satuks sinna, kus me praegu oleme. Härra Palts ja siis härra Jaanis. Ja ma lihtsalt lisaksin siia veel Janarile täienduseks ka selle, et ega me kõike nii muutuvas keskkonnas ei suudagi mitte kunagi ette näha ülitäpselt. Ja tegelikult see teine põhimõttelisem küsimus siin juures ongi ikkagi see, et juhul, kui me ühel hetkel plaane tehakse ka täna, kui me kliimast eriti räägime, siis tehakse ikkagi aastakümnete peale. Et meil peab olema paratamatult valmisolek ühel hetkel täpsemalt hinnata asju, võib-olla teha seda ka korduvalt. Ja selle uue teadmise pealt tõenäoliselt teha ka korrektiive selles, mida me kord oleme kokku leppinud. Ma arvan, et see on paratamatu, sest on see konkreetselt see laadijate näide või midagi muud. Mingisuguseid asju me ei suuda mitte kunagi ette näha, kuidas inimeste käitumine muutub ja jääda nüüd kinni sinna, et me siin ilmtingimata nui 4 peame need torud sinna parklasse vedama. Ma arvan, et lihtsalt on jabur. See on absurdne, et ühel hetkel meil ongi need torud seal ja keegi neid ei kasuta, sest keegi seal poes ma ei tea, ei käi laadimas. Oluliselt odavam, mõistlikum on laadida see auto seal kodus või kuskil mujal täis ja nii lihtsalt on, et need tõesti, ma nõustun, et olukorrad muutuvad ja meil peab olema valmisolek asju ümber mõelda. Et muidu me lihtsalt teemegi rumalusi üksteise järgi. Nii, härra Jaanisoo, repliik. Kommentaar härra Holmi repliigi vastu, et tegelikult seda ei saa öelda, et see laadimistaristu teema, üks regulatsioon selles direktiivis oleks olnud kuidagi varjatud. Ka mul on siin ees ettekanne, mida ma ise tegin siis Riigikogu majanduskomisjonile, kus on nii koalitsiooni kui opositsiooni esindajad ja ka Euroopa Liidu asjade komisjonile, kus on selgelt punktis 6 ära toodud see, et laadimistaristu nõuded ühesõnaga selle direktiiviga tulenevad koos erinevate asjaoludega ja selgitasin ka meie seisukohti. Sarnaselt oli ka tegelikult korraldatud ettevõtjate kaasamine, et tegelikult need nõuded on üsna selgelt olnud esitletud, aga see on arusaadav, et tol hetkel võib-olla ei osatud näha selle konkreetse punkti mõjusid, see ükskõik kes, eks ju, et see oli, ma saan siin ka öelda, et võib-olla tõesti jäi mingisugune mõjuanalüüs tegemata, samas ma rõhutan ka seda, et direktiiv ise on 100 ja pluss lehekülge erinevaid norme, et millele igale normile me paari kuuga tegelikult ei jõuagi analüüsi ära teha. Analüüs üldiselt peab tulenema mingisugusest impulsist, olgu see siis erasektori või poliitiku siis nõudmine või soov, eks ju, aga loomulikult meie ametnikena ka pöörame tähelepanu nendele kõige kriitilisematele kohtadele, erilist tähelepanu selle eelnõu menetluses sai see niinimetatud sundrenoveerimine. Laadimistaristus jälgisime neid tehnilisi nõudeid, mida direktiivi eelnõuga sooviti siis tuua, et milles meil olid ka väga selged seisukohad kujundatud. Aitäh. Tähendab, ma saan aru, siin on laua taga valitseb tõdemus, et see tundub tobe, see laadimistaristu niisugusel kujul peale pandud koormus. Ja küsimus on selles, et näed, et kõik ei jõuaks ette näha nõnda edasi. Aga minu küsimus on, et aga me oleme praegu nagu mõneti, ma arvan, et see on niisuguse ka põhimõtteline, paradigmaatiline käsitluse küsimus. Et kui meil tuleb välja poliitikakavatsus, strateegiline poliitikakavatsus, siis mulle näib, et meil ei ole olnud piisavalt seni analüütilist võimet hinnata selle mõistlikkuse osas.
üldse vajalikkuse osas, ka laiemas plaanis poliitikakavatsuste osas, mis käib üle jõu või mis ei käi üle jõu, mis on mõistlik või mis mitte, mis päeva lõpuks on loomulikult ideoloogiline ja poliitiline valik, aga peab olema ka mingil kujul ka andmestikuga tagasisidestatud. Sest meil oleme praegu olnud olukorras, kus vaadake, Fit 55 pakett tuli välja 21. aasta sügistalvel, loetud nädalad olid ühiskonnaga kaasamiskeskkonnaks, selle kaasamise reaalse puudumise või Eesti ühiskonnani jõudmatust proua Šanki iseloomustas nende näidetega, et Eestis oli üks ettepanek, eks ole, selle dialoogi ja loogikas. Ega ta ühiskonda järelikult ei jõudnud kohale, ükskõik millises küsimus, mis põhjusel. Ja siis hakati tegelikult neid õigusakte, sinna tulid uued seletuskirjad, uued analüüsid, hakati juba vastu võtma juba selle heaks kiidetud poliitikakavatsuse loogika järgi. Tekkis lihtsalt lumepalli efekt hakkas voolama. Ja nüüd me istume siin 5 aastat hiljem, nüüd nad hakkavad kaskaadina jõustuma. Maikuuks peab, ma loen siin, peab Eesti võtma üle taastuvenergia direktiivi teed 3, mis tähendab tegelikult jällegi siis taastuvenergia osakaalude järsku tõstmist maikuuks sellel aastal, eks ole. Palju see maksab ühiskonnale, me ei tea seda, eks ole, milline on valitsuse käsitlus selle loogika üle. Ja nüüd me oleme olukorras, kus proua Šank ütleb, tõepoolest Euroopa Komisjon mingites küsimustes rakendamise loogikas võtab, kas soovib aega maha võtta või midagi leevendada. Ütleme mingites olgu kestlikkuse aruande puhul siin näide, eks ole, edasi. Aga küsimus, kas see keskne, algne kavatsus oli üldse mõistlik? Me peame julgema endale ühiskonnale nende küsimustele vastust küsida. Kas see ja see eeldab ka selle esialgse ideoloogilise käsitluse julgust selle üle polemiseerida ja ka need esialgsed mõjuanalüüse ka küsida nende kohta. Et ma arvan, et siin meil on tõtt öelda tõesti küsimus, kus mul oleks ettepanek Riigikontrollile, ja see on üleskutseline ettepanek, et ikkagi hinnata, milline on meie tänane valitsuse ütleme siis valitsuse, mitte nüüd politseiühiku mõttes, aga siis riigi täidesaatva võimu käsutuses olev informeeritus ja suutlikkus hinnata, ja ma möönan, et kuna see on niisugune rägastik neid praegu õigusakte, mis on moodus, need on tõeliselt tankitõrje tõkked, et jõuda mingite tulemusteni, et mis on see, ütleme, informatiivne suutlikkus meil üldse, jätame kõrvale, see peaks olema lähtekoht üldse jõuda seisukohale, mis on üle jõu käib, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik, et seda ka revideerida. Siis vaadake, me oleme jõudnud nüüd üksikutes küsimustes selleni, et me oleme ahminud endale, justkui puamadu on soonud ära kitse, nüüd ütleme tohutu hulga seda halduskoormust kukile ja nüüd üksikutes asjades, kus hakkab valus või tundub jabur endale tagasivaates, endale, siis ühiskondlikult, eks ole, siis me ütleme, me katsume seda nüüd kuidagi leevendada, kuhugi saadame kirja. Olles ise selle poolt hääletanud ka politsei kavatsusena. Et see on ka meie riigi niisugune tõsiseltvõetavuse küsimus. Et siin peab olema tõesti mingisugune terviklikum hinnang sellele kogu Fit 55 paketi jõukohasus, ka mõistlikkus ja ka, ma ütlen avameelselt välja, ka prioriteetsus ühiskonnale 5 aastat hiljem muutunud oludes, millega on Euroopa silmitsi, millega on Eesti silmitsi. Ja mul teine, ma arvan, et meil oleks võtet komisjonil paluda äkki siis tegelikult ka, siin on erinevad ministeeriumid, on vastutavad ministeeriumid, siin on näiteks seesama, elame jaolt küll kliimaministeerium, eks ole, nii transpordi kui heitkoguste kõige muu kohta, et tegelikult siis ülevaade õigusaktide kaupa, et milline on tänase seisuga siis hinnang üksikute Euroopa Liidu jõustatud või plaanitavate jõustada initsiatiivide, ütleme siis halduskoormuse ja maksumus osas nii avalikule sektorile kui ka siis ühiskonnale laiemalt ja tervikuna, milline seisus praegu hinnatakse võrreldes selle analüütilise tasemega, kui otsuseid langetati 22. aasta alul valitsuse positsioon. Loomulikult me loodame, eeldame, et analüütiline võime lihtsalt ajas on kasvanud, aga see tähendab, et ka tegelikult oleks, ma arvan, asjakohane arvestades nii suurt mõju, et siin me ei kõnelegi mitte ju miljarditest eraldi võetuna, mitte 10 miljarditest, aga see on põhimõtteliselt kogu elulaadilise majanduskeskkonna, elukeskkonna ümberkorraldamise niisugune agenda, mis siin tegelikult kirja on pandud. Et kas Riigikontroll on võimeline hindama praegu, mis see informatiivne
Et kui palju maksab eesmärk 55 ülevõtmine? Ei, seda ma niisugust jumal nii grandioosset asja. Et see, mis puudutab seda, et missugune on meie võimekus mõjude hindamisel, seda me tegime aasta tagasi, kus me tõime selle välja, et mida ka ju ministeeriumid mitmed kinnitasid, et Eesti sisest mõjuanalüüsi ehk spetsiifilist Eestist lähtuvalt, et paljudel juhtudel seda ajagraafikust tulenevalt ei jõuta teha, nii et vaadata üle, kas ühel või teisel juhul on seda tehtud, mitte on põhimõtteliselt võimalik, aga nagu konstruktiivsem ei oleks võtta see valdkond nagu pigem tükkidena lahti ja küsida nagu ministeeriumitest igal sellisel juhul. Ja seda saab siis ka arutada, et mis on ühe või teise teema puhul tehtud, sest üks asi on sellel hetkel, kui 5 aastat tagasi siis neid kohustusi võeti. Aga nüüd me oleme jõudnud sinna, kus me peame neid hakkama üle tooma siseriiklikusse õigusse, kus see hind hakkab tegelikult veel selgemaks saama. Ma arvan, et siin on palju värskemat informatsiooni selle kohta, mis see tegelikult maksab. Nii et minu meelest oleks võib-olla mõistlik, kus me saame siis kõrvalt, kui see informatsioon tuleb komisjonile öelda, et kas meie hinnangul on need mõjud ühel või teisel viisil arvestatud mitte. Ma ei ole kindel, et me suudame, ma arvan, et me ei suudagi lühikese ajaga öelda, mis see kulu tegelikult on, et selleks seda võimekust meil kindlasti lühikeses vaates ei ole või siis tuleks väga konkreetselt üksikuid asju vaadata. Aga kuidagi sellisel viisil üles ehitada oleks see võimalik, aga fakt on see, et me ei suuda alati Eesti siseriiklike eesmärke piisava täpsusega, nii nagu oleks vaja hinnata ja alati ei peagi võib-olla kõikide algatuste puhul, aga me peame vähemalt suutma prioritiseerida, missugune on oluline, mis on mitte, mis summast alates või mitte ainult rahast rääkides, vaid muu mõju puhul, mis on oluline. Ma arvan, et see on nagu laiem ühiskondlik nüüd antud juhul rusikareegli küsimus, mille härra riigikontrolör püstitas. Kas sellisel juhul, kui me ei tea, mis mingi asi tähendab või võib kaasa tuua, kas sellisel juhul tuleb seda olla poolt või pigem öelda, et me reserveerime endale ka reservatsiooni tegelikult seda täiendavalt analüüsida ja võtta aeg maha. Aga mul on tõepoolest, et see ei ole mitte akadeemiline küsimus juba selle üle, mis on juhtunud, vaid loetud nädalad tagasi valitsus ütles, ambitsiooni tuleb tõsta rohepöördes 90% 2040. aastaks. See tähendab, et me tegelikult see analüütiline tase, mis me oleme juba olemasolevaga, nüüd me kavatseme seda veel jõudsasti kasvatada ja tempot peale panna. Nii et ma arvan, nii nagu riigikontroll pakkus, et võib-olla siis palume komisjoni poolt kirjad tegelikult ministeeriumidele nii 2040. aasta eesmärgi maksumuse kohta ja ka siis nende õigusaktide kohta ja siis paluksime, kui need vastused on käes ka siis riigikontrollile seda hinnata ja siis teeksime põhjalikuma arutelu ja ma arvan, et oleks mõistlik paluda ka ettevõtlusfunktsioonide esindajad sinna. Härra Palts, palun. Ja, lihtsalt väike kommentaar, kuna siin aeg-ajalt nende hinnangute puhul tekib see, et keegi ütleb, et on nii palju ja siis teine ütleb, et on naa palju ja siis kuidagi ei lähe kokku, et alati on hea ja just mõistlikkus on see metoodikaga juures, et kust pealt mingid numbrid nagu tekkisid. Et see on üldine mure ka, kui me vaatame üldse sest mõjude hinnanguid, siis ka see konkreetse energiatõhususe direktiivi seisukoha kujundamisel seal avalikule sektorile mingisugused numbrilised hinnangud olid antud, aga ega väga ei ole ju seal taga aru saama, et kust need numbrid tulid, et kas need on lihtsalt võetud kuskilt seal mingisugune põhjendatud analüütika taga. Et ma arvan, et see lihtsalt jätaks ära palju sellist tarbetut vaidlust, et keegi ütleb, et jah, meie arvates on nii, meie arvates on naa, aga täpselt aru ei saa, et miks üks või teine number on, et ikkagi koos sellise metoodikaga ja arusaamisega. Selge, aga selle tõdemusega, ma arvan, et see on väga oluline, mida härra Palts ütles, sest tõesti osade hinnangute puhul on see, et öeldakse lihtsalt, et 1% SKP-st on kulu ja 1,2% SKP-st on tulu ühiskonnale, millisel moodusel seal niisugusi vägagi laia pintslitõmbega asju saavutada ei ole, et me paluksime ka analüütilise siis nagu nii-öelda mõttekäigud nende hindamise juurde. Härra Allas, palun. Aitäh, et üks asi on protsesside puhul see, et mida suudab ette näha ja mida ei suuda, et alati ei näegi kõike, ei suudagi ette näha, aga sel juhul peaks olema see paindlik süsteem, kuidas seda ümber hinnata ja et seda suurt laeva oleks võimalik siis mõistliku aja jooksul pöörata sinna suunas, kuhu tegelikult sõita suudetakse või tahetakse. Aitäh. Selge, ja sellega ma tänan ja sellega on meie koosolek läbi.